Selle aasta suvel möödub 100 aastat Nelson Mandela sünnist. Fotokeskuses on sel puhul avatud Lõuna-Aafrikas elanud ja töötanud Juhan Kuusi fotonäitus Mälu kui relv. Juhan Kuus on Lõuna-Aafrikas elanud ja töötanud rahvusvaheliselt tunnustatud dokumentaal- ja pressifotograaf, sealhulgas World Press Photo 2-kordne auhinnavõitja, kel on Eesti juured. Kuusi arhiivis, mis kogutud 45 aasta vältel, on silmapaistvaid jäädvustusi nii Nelson Mandelast kui ka Lõuna-Aafrika ajaloost. Lõuna-Aafrika ajakirjanik Chris Marai on öelnud, et kui kirjutatakse Lõuna-Aafrika tegelikku ajalugu, läheb vaja Juhan Kuusi pilte. No Juhan Kuus on mingis mõttes ikkagi legend juba, et Eestis, et ta on küll äsja avastatud legend, aga kui me vaatame tema fotopärandit, siis see on kaheldamatult maailma tase. Et võib-olla nüüd, kui me räägime just Nelson Mandela rollist Lõuna-Aafrika ühiskonnast, et kuna täna on Nelson Mandela 100. sünniaastapäev, siis see pilt võib-olla ilmestab kõige paremini, miks teda väärtustatakse. Et kui me siin fotol näeme, kuidas suurearvuline mustanahaliste rahvahulk üritab paluda Mandelalt luba kasutada vägivalda oma vaenlaste vastu, kes siis ilmselgelt olid kohalik valge kogukond, siis Nelson Mandela oli see, kellele omistatakse just väga palju seda, et ta hoidis ära kodusõja Lõuna-Aafrikas ja suunas mustanahalist rahvahulka just nimelt leppimist otsima. No Nelson Mandela esmalt oli vabadusvõitleja ja revolutsionäär, kes võitles valgete ülemvõimu vastu Lõuna-Aafrikas, aga ta ise on alati rõhutanud, et tema võitlus oli globaalne võitlus ja see on ka tegelikult see, mida peaks tema pärandi juures meeles pidama. Kuusi foto näevad eriti hästi edasi seda, kuidas sellised režiimid, mis Mandela ise on öelnud, mis põhinevad ühtede inimeste dehumaniseerimisel, selle piirini, et neid ei peeta enam inimesteks, et kuidas sellised režiimid tegelikult võtavad inimlikkuse ära ka nendelt, kes siis peavad ennast nii-öelda jumalateks. Ka värske Briti kuninglik paar Meghan ja Harry käis Londonis austust avaldamas Nelson Mandela elutööle pühendatud näitusel. Prints Harry on pikalt olnud seotud heategevustööga Lõuna-Aafrikas ja külastanud ka vanglat, kus Mandelat 27 aastat kinni peeti. Meghan on Mandelat nimetanud üheks oma suurimaks eeskujuks ja kangelaseks. 2013. aastal surnud Nelson Mandela oli Lõuna-Aafrika Vabariigi poliitik, inimõiguslane ja president. Enne presidendiks saamist oli ta apartheidivastase liikumise aktivist ja viibis 1962. aastast 27 aastat vanglas. Vangistuse ajal kujunes ta apartheidivastase võitluse sümboliks. Pärast vanglast vabanemist 1990. aastal propageeris ta leppimispoliitikat, mis lihtsustas üleminekut demokraatlikule riigikorrale. Presidendiks valiti ta esimestel demokraatlikel valimistel Lõuna-Aafrika Vabariigis 27. aprillil 1994.